Partei peetakse tegevad. Iske jah, vaat. Ja ta on palju nime ei tea. Ma korisin neid porgandit seal, te puhastasin eile õues seal. Ja siis ütles, ma pea ikka koju minema varsti, et omale teised riided ümber panema. Nii kui ma oleks rannikul olnud ja Merivälja vahel. Mina olen see kõige vanem elarik siin nüüd praegu, Aapsis. On ju? Ega vanemad pole? Ega vanemad kõige kaugemalt. Kõige kaugemalt, jah. Ja seal Lillepuus ka, kus ma praegu elan, meie küla. Kõige vanem elanik, kõige kaugem elan seal. Vaata, tähtis inimene ikka. Teised on kõik läinud ja surnud ja siis noored kõik ära maja müün ja ma olen üksi siis. Kuulge sõbrad, lähme korra sinna nüüd maskele tõmbame selle lippu üles ja siis nii ametlikult. Kuule, tehke mul pilti, kas Hillar teeb pilti või? Aparaat olemas, saade aparaat mu käes. Et ma ei tea oma tulemist, kui ma olen vähegi jälle ikka veel elu sees on ja võib-olla ma tulen, aga praegu ei tea ja ma ei teadnud ikka siia mallegi veel, aga siis kui Pille ütles, et lähme lennukiga, siis mul tuli see mõte, et võime siis ära korra. Lennukoda sõitu nüüd oli ju, saame ka 2 tükki hinna, see on ju odav. Ta ei olnud siis 5. 8 olime, 5 tüdrukut. Soobakala. Ja nüüd kõik nendel 9, ülas 9 on maja veel. Pärnus. Lähme korra sinna maskele, tõmbame lippu üles ja siis paneme tule põlema ja... Ülevel on. Pükste peale siis. Muist on püksist pükust. Selle kuu jooksul, aga mis tulema... Tahaks sa pani enne põlema. Liisi, tule siia. Sina tõmbad lippu üles. Ei, ka ikka kuule, kus Hillar on? Ei, Viive pilistab ja teisi ka veel mõni on või? Teie pilistage ka kellel aparaat on? Hillar teeb praegu pilti. Nii, lugupeetud sõbrad, me oleme täna siia kokku tulnud, meid on saanud siia 42 praegu. Lootsime küll rohkemad, aga aitab ka see. Oleme 12. korda siin Laapsiküla kokkutulekul, alates 1975. aastast saadik. Ja nii vähe kui meid on. Ja siis kõige vanem ja kõige kaugem külaline on Liisi Pärn Rootsimaalt ja siis sammas Laapsikülas sündinud. Tema siis prooviks selle lippu üles tõmmata. Anna need ja võta need käest maha. Ja vaata, siis sa... Marita, aitäh ka natuke. Teine kord olime sädega kaheks, sa oled pidanud tulema. Millega hea tulla? Pille ütles seda jälle, et...
põhiline, et pärijatega ühes selles ei sõida. Pill on alati seda ütlenud, et Andresega kunagi korraga sõida, et pärijatega kuule, su laps tuli ka pildi peale. Liisi, su laps tuli ka pildi peale. Taha ka saame või? Kõige väiksemast jääb. Aga tuld. Tahab tuld vaadata ja... No ei taha midagi. Anna 24. No vaat, kes Sibreli on. Nüüd ma 2 aastat. See, kes ta on ikkagi pikem. Ei ole Monika. Ja siis Andres, kas ta oli vanasalemist, see oli siin ja teie siin. Ja. Ta tahab vaadata pilte. No siis või. Vere kõik siis, naisvere. Sirje ja Kaisalen on mina ja teist nägu. No 2 aasta pärast võib-olla onu tuleb, siis näitab filmi ka. Mis? Vilevi? Väike. Kas ta oli aastane? Ma ei tea. Anna sai Leerist pähtibussi. Ja siia on siis mitte Kulpul on 83. Siis näed mu. Sõbral ei koega, tal ei üldest mitte midagi. See on suured ja oma ju. Sa teed veel täna? Kust? Kus Jelligest? Mul nii noor on, nii nagu mu oma lapsed. Prossi küll, ei küll. Ei no, olgu ega see aasta ka ei loe. Isal oli noor... Pole. Kutsus kaasa. Ei no mis ta kutsus, ma läksin niikuinii. Ma läksin oma leiva ja riietega. Ma tahtsin just isiklikult Peebu Arnuga kokku saada selle kokkutulek. Me läksime oma leivakotiga jalgus, tead. Me saime sama väiksed õpetused ära ka ja pidusid vedad ja kohe küsima tuld. Joo, ma raadiomees ütlesin. Jaa, mis. Ta mõtlesin Arnu Vassilmi. Parrool, palun! Kitse talled! Oh, ma lapsi ka alles siin. Nüüd ma tulen lähemale. Kutsu troll ka siia. Troll! Ära! Su poega. Auto. Kas oli enne võtta? Auto. Ja kaua? Võib-olla vaja enam aiatööle minna, ma aiatööd ära kõik. Aga jõte aiatööd. Me pidime rohima. Linnas pole. Ei võib olla küll. Ma ei tea, kas kuidas vähem või oleneb, kuidas lastakse rohkem. Seal vahetuseks aga vaid. Ma ei võtta musta. Noh, näe. Et keegi on kivi ära lõhkunud. Mis see on sees? Sõnale, kaukab nii kähti, sapru on, et siit poiss keeb, üks kauk keeb siin. Küll selle küll ära.
Astu alla, see on õige. Astu alla, kõik kell saab. Võta jätta järgmine, võta paatri ka seal. Kas seda on veel või? Kas Vilve aitab nüüd küll? Ta ikka on ehk alles. Aga kivi peale. Ai, on alles. Minä se väätämin. Ei saa, se on kuin kivi. Oled sündinud siin Haapsi külas 1941. aasta lõpul ja läksid siit ära 20. september 1944, kui isa tõstis teid siit, omad lapsed kõik Toridamäe sadamast paati. Kas sul sellest endisest ajast on midagi meelde jäänud, sest Haapsi külast või siit kodukandist? No palju mälestus on. Mul on kõik siin kuskil peas on. Palju aastasi. Ennem ka, kui läksime, ma tulin meile need asjad, mis juhtus, siis me käisime seal kajakapöösas ja tegime kaartulit ja vankriga sõitsime seal ja ma istusin vanna isa põlves ja ta mängis klaverit ja meie oleme täna siin Haapsi külas 12 korda koos, sina oled nagu sellisele kokkutulekul esimest korda ja nüüd oled siis mõned korrad Eestimaal käinud, mis mulje sul sellest Eestimaast ja nüüd siis, mis sa arvamusest Haapsi külas sul jääb siis? Ja se oli nagu ma mõtlesin, kui ma hakkasin siin Eestis käima, niin kui ma sain selle ruudi kätte siin, siis ütlesime nüüd lähme sinna, mis esimene see koht, mis me käisime, see oli Värvla. Ja siis, kuidas see on nagu, tuleb kodus tagas, see on nagu, et Rootsi on lainat mind natuke aega. Nii, ma tunnen natuke. Ma kolin siin järjesti tagas ka. Kolid tagasi? Ma elan Tallinna, nagu kuskil saan elada siis ma suvel tulin siia, siis töötan oma tööd. Ma ei tea, kui mõni eesti keel on nagu, aga keegi saab aru. Õpid veel eesti keele natuke ehk selgemaks? No, kindlasti.
paar sõna ka, kuidas sa siis siit ühe Haapsiküla poisi või meie sugulased nüüd ära kimbutanud või võrgutanud? Ei, mina ole võrgutanud midagi, see juhtus juhuslikult, jah. Juhuslikult saime kokku. Ahah. Kabernemes aasta ja 1 kuu tagasi. Saime 20. juunil saime tuttavaks Hilleriga. Ja nüüd mitu korda pärast siin käinud? Üsna mitu, iga kuu käib ikka korra. Ja miks? Talle meeldib siin. Missugused sinud esimesed muljed lapsepõlvest, sest Haapsi külast on? Sa oled siit ju paar kilomeetrit eemal sündinud ja kasvanud. No mina mäletan Haapsit siin, kui siin Toridema Vollid ja Oskarid ja ma poisipõnnina ka. Siin mul onu Kusti käis nendega merel ja onu Kusti oli tead selle Volli laevas ja siis sai siin nende kaasas käidud isegi siin merel kala püütud, eks ole. Ja veel see Toridema papi või sinu vanaisa tead see Alex, sellega oleme kahekesi merel käinud ja olime siin Matsi raba peal öösi paadiga sügise, kui räim tuli, tead siis kes panin võrgud sisse ja tulime jälle järgmise hommiku selle kala noosiga kaldale ja seal oli see võrkaeg, tead selle Toridema ukse taga seal, siis võrgud käisid seal ja noppisin. Nii see elu käis siis enne seda teist maailmasõda, eks ole, poisikse põlve. Mis ma olin siis 10-12 aastane poisinokk. No aga Nojah, mina sinust 5 aastat nüüd nagu siis noorem ja siis vanaisa hakkas ka meid merele vedama ja mul nii selgelt meeles veel on siis 1941, kui juba suur sõda käis, see oli juuli esimesed päevad, siis kui Vene laevad hakkasid Riia poolt tulema, meie olime ka sama Matsi raba peal öösel seal võrgu jada otsas. Teised pidasid sõda, aga siis ühe külameestel tuli ka oma räime püüda ja oma igapäevast tööd teha. Ja no see aeg oli siin kõik, siis mul mäletus on sellest, et 2 piirivalvud olid, Mõnumetsa kutsuti, eks ole see, kus oli see lausjohan ja siis kui tuli see riigipööre, siis tuli siia 40 meest piirivalvet, eks ole. Ja tol ajal enne seda olid meil paadid ükskõik, kus ta oli, kelle all, Niglas all või kus keegi ei aja neid kuskile kokku. Aga siis, kui nemad tulid, siis oli kohe, toodi paadid siia Toridema Lõutrisse, lukku, enne luba merele ei saanud, kui päik oli tõusnud ja enne päikseloodjad pidid sa kaldas olema ja kui sa ei tulnud, said kuuli. Nii, räägi veel mõni sõna sellest, mis siis 1944 sinuga juhtus, mis sa siis... Ei no mis seal juhtus, tead. Asi läks, tead, seda hakkas lõppema nii, et me hakkasime peksa saama ja ma tulin koju, tead, muidu üles võib-olla Saaremaale leid, aga mul lapsepõlvest oli siuke halb asi, et nii kui külma sain, siis mul need kurgunäärmed või mandled või kuidas kutsuta, need paistetasid ja jäin haiges tee peal, tead. Ja oli meid 3-14 poissi, kes pidime siis Virtsu minema, Saaremaale üle minema, aga no ma nägin, et ma olin karusel nii vilets, et ma küll nende kaasa ei läinud, tulin jala siis sealt koju. See oli tead esmaspäeva 25. september, aga noh, tervis oli vilets, ma metsa päris ei läinud ja sel samal päeval tulid venelased siia ka sisse, tead, Varblasse. Ju lassid siin selle Renate mee maha ja Põlmar Rein sai tead kuulikubemest ja kas see Neeme Jaan sai ka selle korrapist, tead see loomaarstist. See oli enne. Või enne, kuidas see oli, ma täpselt ei tea. No mina jäin kodusse ja ma mõtlesin, et no kus ma ikka metsa kurat haige ka ja aga see oli tead siis 29, see on Mihkli päev. Mul vanaema ja ema võtsid põllul kardulaid ja ema tuleb tuppa, kuule Arnu, et midagi nõust lahti, et igalt poolt tuleb venelasi. Olid meie koduringi piirad, seal üks 3-40 meest oli tead. Ja tulid sisse, see oli väike kaeptus vist kuskilt siis ja kohe, kus on su Saksa sõjaväeriided ja su relvad ja no ma olin voodis tead. No ei oldki seal, pikemad juttu võtsid tead siis mu kaasa ja see õnneks oli see, et viisid siis tead mööda mereäärt sealt Mällikülast üles ja uuesti sealt Tõnise juurest tulime, läksin Varbla Meieris. Seal oli mingi staap neil siis öeldi nende meestele, et mina ei mõist vene keelt, aga üks mees olid veel korjasid 3 mees sealt Tõniselt või kus need olid enne kinni võetud, nii et olid tead Saaremaa mehed, nad olid vahele jäänud. Aga üks Saaremaa mees mõistis väga hästi seda vene keelt, sest tema ema või isa, ma ei mäleta, kumb tal oli vene rahvusest, nii et ta seda keelt tundis ja
see mees just oi, nüüd on lõpp, sest et see ohvitser, majur, mis ta oli ütlenud, mis neist siia vedasid, need on meie mehi küll tapnud. Viigin sinna parki. No aga me läksin parki ja siis toodi Tõstamalt 5-6 meest, siis toodi Laaneruudi ja siis lendasid siin kusagil, tahtsid Saaremäele minna, Kihnu kivilaevaga Vaistal 70 meest. Ja no siis meie punt oli juba 80 mehe ringis, siis enam neid tappa ei saanud. Ja siis läksime siit jala Virtsusse, Virtsust uuesti Haapsalusse, et see oli 29. september. Haapsalust Tallinnasse ja Tallinnast tuli siis meid kokku üle 650 mehe, siis löödi vagunisse ja Venemaale. Meie tuleme vähemalt kolmapäeva siia maale tagasi, homme läheme ära. Neiupõlvest oli Leida Juhtver, nüüd on ta siis Leida Raudkivi. Tema... Teile vanatädi tütar ju. Ja nüüd siis mitte väga kaugelt sugulane. No jah, päris ikka lähemalt. Lähemalt sugulane, räägi seal midagi ka siis oma suguvõsa kohta või siin koos käimistest. Ma olen ikka siin käinud ka, aga päris tihti pole ka saanud käia. Siin algul 75. jäi palju käimisi vahele ka. Ja nii kus transporti saab, nii saab tulla. Ja. Lapsed on ära kasvanud, on linnas kõik. Lapsed käivad koolis ja... Palju sul lapsi on, palju sul lapselapsi on ja lapselapsi on? Mul on 4 tütart ja 13 lapselast. Kus see tehtud on? Eestis ikka või? Keila juba Eestis. Kas te... Sarved on ka siin midagi. Need on need sarved, mis on maha joostud juba, tead. Jah? Maria Mõttelis. Need sarved on maha joostud ja panite sinna peale, jah? Kernus, jälle Kernus, jah. Haldas nüüd esimesele. See on Hermanni pubi, sinu sõbra süda. Kus see on see? Hillari sõber on Herman Rootsis ja nad käisid Otepääl ja seal oli Hermanni pubi ja ta tegi pilti ja näitab käega sinna Hermanni pubi peale, et ta läheb, näitab Hermannile seda, et sinu pubi. Ja siin on üks pilt, kus ta, näed, Hillar seisab Pärna tänava nurga peal, eks tema on Pärn, eks. Siin tema on Pärn, eks. Et seisab Pärna tänaval ja siin on tema sõbra Hermanni pubi kohe, tead. Nagu siuke kokku juhtus. Valge vein ja punane vein. Aga seal on viina vast hinnast. Need on ühed head Viinamarja veinisordid. Väga head, sel aastal ei olnud mingit mädanemist ega midagi.